ma räägin teile taanlastest. Panite te nüüd tähele, kui Marika nüüd esitles just saarlasi ja neid sündmusi, mis siin kandis toimusid või ka laiemalt Läänemere ruumis. Ühelt poolt on meil taanlased Läänemere isandad, vaieldamatult. Sakslastele kuulub Riia ümbrus, nad on nagu väikesed tegijad, nende peatuskoht on Visbis. Aga kui me nagu loeme Henriku kroonikat, taanlased on nagu mingisugused statistid kuskil seal ääre peal, midagi nad sealt nagu teevad, ei tee ka, eks, ja jääb mingisugune hästi kummaline mulje. Ja kui te nagu mõtlete selle peale, et me räägime kogu aeg ristisõjast, siis mind on kogu aeg huvitanud nagu see, et need inimesed, kes sinna ristisõtta läksid, kuidas nad mõtlesid, mis oli nende mentaalne, vaimne maailm? Kuidas oli võimalik neid üldse ristisõtta kaasa meelitada? Me teame, see Taani mereline võimsus baseerus ju sellel, et oli niisugune leedungssüsteem, see tähendab, et iga väiksem koht pidi andma siis välja nagu kuninga käsutusse siis niimoodi laeva koos meestega. Ja Taani, nagu te nägite ka siin kaartidel, eks ta on ju saarestik või siis Suur-Jütimaa poolsaar, eks. Ja just, et tänu sellele siis oli see nii, eks, võimas meeskond laevastik. Aga just see mõjutamine. Ja võt siin tulebki see küsimus, need allikad. Mis allikate me üldse tugineme? Ja tüüpiline ajalookirjutus, mitte ainult Eestis, vaid tegelikult ka laiemalt Läänemere regioonis, baseerub ju kirjalikel allikatel. Ja kui me siis nagu seda võtma hakkame, mis asi see on, siis Henriku kroonika ja siis on niisugused üksikud pudemed igalt poolt, väikesed asjad ja siis nendelt me paneme niisuguse pildi kokku nendest andmetest. Aga mida see räägib inimeste mentaliteedist? Ajal, kui tegelikult suur osa inimesi kirjutada ega lugeda ei oska. See on eliit, kes seda valdab. Mismoodi neid inimesi mõjutatakse? Minema ristisõtta Taanist kuskile kaugele Eestisse, tõenäosus surma saada on väga suur. Ja võt nüüd tulevad mängu visuaalsed allikad. Ja ma tahan tuua siia siis selle Taani poole visuaalsete allikate kaudu ja näidata, mis mentaliteet sel ajal Taanis valitses, kuidas nad nagu mõjutasid neid inimesi ja kuidas siis Tannebrok tegelikult sellega nagu seotud on. Et see siis annaks nagu niisugused kaks poolt, et ühelt poolt siis Saaremaa vaade ja siis minult tuleb siis taanlaste vaade. Ja alustaks Kalundpori linnaga, siin te näete sadama kohta ja see on siis seesama saar, kus asub ka Kopenhaagen. Kopenhaagen on siis siin pool ja Kalundborg on täpselt teisel pool. Ja miks ma teile seda näitan? Vaadake seda võimsat 5 torniga Maarja kirikut. Ja see ülemine pilt on tõesti väga hea, aga unustage ära kõik need majad sealt ümberringi, arvestage, et on 12. sajandi lõpp ja kujutage ette, et ümberkaudsed majad on valdavad puidust madalad, eks. Aga tegemist oli juba siis linnaga. Ja me teame kirjalike allikate järgi, et ta kuulus Esbern Snarele ja Esbern oli nii-öelda Taani kuninga parem käsi. Ta oli seda juba Valdemar esimese ajal, aga eriti just siis ka Marika mainitud Knut 6. aeg, kes siis valitses 12. sajandi lõpus. Miks see on niivõrd oluline? See on nagu üks koht, kus klapivad suurepäraselt kokku maastik, kirjalikud allikad ja visuaalsed allikad. Kui me vaatame maastikku, siis me näeme seda suurepärast sadama kohta, Jütimaa on kohe üle, et saab siit sõita siis sinna ja me teame Sakso grammatikuse kroonikast, mis on taanlastele sama oluline, nagu meile on Läti Henriku kroonika, et Kalundborg on vana viikingi aegne sõjasadam. Vana sõjasadam,
mis ehitati, tähendab 1170, Espen Snaare ehitas sinna linna ja sajandi lõpus tema linna mäe peale ehitatakse 5 torniga võimas kirik ja nüüd tuleb mõelda, mida sellised tornid sel ajal nagu tähistasid. Et kui on, see on just, kui on mitu torni, siis see võrdus sellel ajal just püha linnaga, siis Jeruusalemmaga, taevane linn Jeruusalemm. Ja see on siis kõrgub sadama kohal, mis oli sõjasadam. Võite ju ise aru saada, see, mis oli viikingiaegne sõjasadam, see oli sõjasadam ka 1200 ümber. Ja kui minna siit nüüd edasi, mida see kirik veel ise tähendab, Taani uurija siis Hugo Johansen on selle kirikuga põhjalikult tegelenud ja see 4-kandiline osa siis sealt, sellel on mõõdud olemas, see on 144 jalga, aga Johannese ilmutusraamatus on taevane linn 144 jalga. Ja see on nagu sellel ajal, sellel perioodil, 12. sajandil nagu hästi oluline, et sa võtad need samad mõõdud sealt siis Uuest Testamendist ja kannad selle siis üle oma kirikule ja seetõttu see nagu võrdub selle samaga. Et ei pruugi olla, sul läks minnaks Jeruusalemma, vaid sul võib olla see niisugune koopia sellest ka sinu oma linnas. Nii et nagu väga selged assotsiatsioonid. Ja see on nagu hästi põnev, et mõelge sellist sõjasadamast välja sõitmine, eks teekonnale, kus tegelikult, kui sa hukkud, sind ootab see paradiis, see taevane Jeruusalemm. See oli just ju keskaegne maailmapilt, et see on see meie tänane argipäev, aga meie ei mõtle teispoolsusele, eks. Aga selle ajal mõeldi ja eriti, kui sa just lahingus hukkud, siis on tegelikult sul on nagu paradiis kindlustatud. Nii et, ja Kalundborgis siin me juba näeme, kuidas tegelikult neid minejaid mentaalselt mõjutati. Ja see ei ole üksik nagu juhus, mis nüüd veel aitab kirjalik allikas juurde, miks see aeg on nii oluline. Ristisõjad ju eks Jeruusalemma, Palestiinasse. Peaaegu terve sajand on see olnud see piirkond kristlaste käes, aga 1187 vallutasid Jeruusalemma moslemid. Ja nüüd läks natuke aega ennem, kui info jõudis siis Taani, kõik kuningas, tema lähem ringkond olid kogunenud siis Uudense kuningamõisa, kui tuli paavsti saadik ja teatas, et Jeruusalemm on langenud. Ja see on nüüd nagu üliväärtuslik kirjutis, et seesama Espen Snaare tõuseb püsti, peab kõne, ta on kõige lugupeetum mees Taanis tol ajal. Ja meenutab häid aegu, taanlaste rüüsteretki, mida nad kõik on saavutanud, aga tuletab meelde, et kui paremaks kui võitlemist oma enda nime eest, tuleb tema arvates pidada nüüd võitlust religiooni eest. Ja vot väga harva on keskaja uuringutes niisugune olukord, kus meil nagu kõik allikad näitavad ühte sama. See kiriku ehitus ongi enam-vähem sellel ajal, võiks alata pärast seda. Et nüüd nagu Taani ühiskond valmistab ennast ette ristisõjaks. Jeruusalemm on langenud, sinna üritatakse ka teha veel niisuguseid käike, kuid neid ebaõnnestuvad, kuid taanlased hakkavad valmistuma siis Läänemere ristisõjaks. Ja sellel on veel omakorda nagu taust olemas. Uurisin ümarkirikuid, ühte näidet te näete seal üleval ja siin on nüüd kõik Taani ümarkirikud nagu ära märgitud. Ja mis see siis on? Ümmargune kirik, aga tollel perioodil tähendab see jälle seda koopiat siis Kristuse hauast, mis on Jeruusalemmas. Kristuse haud on keskel, niisugune väikses templis ja selle ümber on siis
ümarkupliga kirik. Ja kui vaadata ja uurida nende ehitusaegu ja vaadata, kes on ehituse taga, siis koorub väga selgelt välja üks seltskond inimesi, siin on kuningas, siin on peapiiskop ja kuninga lähim ringkond, üks Viidede suguvõsa, kuhu kuulub ka seesamane Espen Snare. Ja nüüd on põnev vaadata kogu seda Taani ühiskonda. See koosneb paljudest suguvõsadest, kes tegelikult on omavahel konkureerivad. Ja üks Viidede suguvõsa koondub kuninga ümber, sest tegelikult nad on need samad Taani kuningad, Valdemar Esimene ja Knut Kuues ja tegelikult ka Valdemar Esimese isa, nad on kasvanud selle suguvõsa juhtfiguuride juures. Ja nemad kasutavad seda positsiooni, et teistest suguvõsadest esile tõusta on midagi ju vaja, midagi juurde. Et nemad on nagu jumalast määratud. See on tüüpiline, mis oli tol ajal ka Euroopa siis kõrgkihis kuningad, eks nad salviti, et siis nii-öelda on nendes midagi rohkem jumalikkust ja nad on kõrgemad kui siis need teised. Ja sedasama teeb see suguvõsa. Ja suurem osa nendest siinsamas ka keskel, see kirik, mida te ka siin näete, ongi siis nende sama suguvõsa liikmete mõisates. Ja need on natuke varajasemad, 1970. aastatest. Ja huvitav on nüüd see, et kui see Espen Snare kõne on ära, siis ehitatakse järgmine niisugune ehituslaine on umbes 1200. aasta paiku ja need kirikud on kõik veeteede ääres. Isegi see siin fjord sel perioodil ulatus sügavale siia sisse. Ja kui me nüüd ja põnev on ka veel see kirik, Sture Hedinge, mis asub siin Poolsaare peal. Taanlased ei ole seda ka selle pilguga kunagi varem nagu vaadanud. Käisin seal aasta tagasi ja avastasin oma üllatuseks Haua kiriku apsiidi peal. Näete, ta on oktagoon, 8-kandiline, seal see poolümar on apsiid, väljast ei paista, ta on 4-kandiline. Kui te siit treppidest üles lähete, siis jõuate sinna galeriisse. Nüüd lähete idaossa, kus see nool nagu näitab mingisugune kumerus ja näete, seal on veel niisugune 4-kandiline osa. Siin on niisugune suur nišš ja ennem, kui te selle niši juurde jõuate, näete seda ust seal ja seal on olnud selgelt võre. Ja see on otse altar, eks, siis see poolümar apsiidi osa selle altari kohal ja selle peal on haud. Võimas Kristuse hau asukoht. Ja oktagoon kirik sel perioodil, see Sture Hedinge oktagoon kirik järgib siis Trondheimis, Norras Püha Olavi hauakirikut. Ja see on nagu hästi põnev, kuidas just see 1200 aasta paiku ümber ehitatakse ja Püha Olav saab Läänemere ristisõdade niisuguseks pühakuks. Ja miks? Sellepärast, et enamik pühakuid, naised, mehed on surnud sellise märtri surma kuskil, kui nad on missioneerinud, aga Püha Olav oli kuningas, ta hukkus võitluses ja ta sobis nagu suurepäraselt siis Läänemere ristisõdade pühakuks. Ja nüüd Trondheimis ehitatakse ümber 8-kandiliseks ja miks jälle me peame pöörduma tagasi Jeruusalemma poole, Kristuse sünnikirik, siis Natsaret ja tähendab Betlehemmas, mitte Natsaretis, on ka, siis oli sellise kujuga algselt. Nii et siin on nagu kogu aeg seosed tol perioodil siis Jeruusalemma Palestiinaga. Ja kui me vaatame nüüd visuaalselt, me teame need
et nüüd 1200 ehitatakse ümarkirikut veeteede äärde. Kui vaadata Bornholmi, siis Uulsi kirik seal üleval ja näiteks Nüülars siin all. Veeteed lähevad sealt mööda ja Uulsi kirik on kõige kõrgemal platool siis Bornholmi saarel, kus on nagu kaugele vaated merele. See tähendab, kõik, kes tulevad Saksamaalt, ükskõik, kas Taanist või Saksamaalt, Lübeckist, nagu saksa uurijad nii väga ei räägi sellest ega mõtle. Nad tegelikult peavad tulema läbi Taani vetest ja nad tulevad ka mööda ka Bornholmi saarest. Ja vaadake edasi, siin on need 4 jumalkirikut ja mis on järgmine tee? Kalmari väinast läbi, sealt samast Öölandi saare juurest ja ka seal on 2 jumalkirikut. Üks on see Haagi, mis on nagu ranna peal ja see, mis on üleval Bornholmis, see on suure klindi peal, kujutage ette, nii kõrge nagu meil on Toompea või niisugune võimas klint. Nii et kui te nagu Bornholmist tulete laevaga, sõidate Kalmari väina, te näete esimest Haagi kirikut ja siis lähete edasi ja näete Bornholmi. Mõelge nüüd, tähendab nagu alates juba sellest väljasõidusadamast seal Kalundboris ja ka teede ääres, igal pool on Kristuse hauakirikud. See on nagu võimas mentaalne mõjutamine, nagu nii on ka need peatuspaigad, kus siis koguti kaasa võetud niimoodi kraami ja need pidid olema ka ju, varem seal nagu paika pandud, sellepärast et tegemist, et nad ei saanud minna ka röövima ja siin antud juhul, Ööland kuulus ka sel perioodil Taanile. Ja kui me vaatame nüüd edasi seda teekonda Öölandilt edasi Visbysse ja sealt siis üle Saaremaani, siis on nagu ülipõnev see, et Visbys, kus kohtusid siis sakslased, neil oli oma kaupmeeste kirik seal, sellesama sakslaste kiriku kõrval on veel üks oktogoon, mis otseselt jälgib Sture Hedinge kirikut Taanis. Ja näete ka jälle see niisugune apsiid seal ja kui te vaatate, siis seda 3. korrust praegult enam suurt alles ei ole, aga on võimalus ilusti rekonstrueerida väiksemas formaadis nagu see Sture Hedinge kirik. Nii et nagu Visbys on viimane Kristuse hauakirik ja kui keegi on Visbys käinud, Visby on ju tegelikult nagu ehitatud linn nagu Toompea nõlva peale. Ta on nagu suur klint ja siis tuleb üks aste ja siis on juba rannajoon. Ja see oktogoon asub sellel platool, nii et kõik, kes nagu Visby sadamasse sisenevad, on esimene asi, sa näed seda. Ja see on ka 13. sajandi, ütleme niimoodi 1310 on esimene, 1310 kusagil esimene etapp ja ümberehitus veel 1210 ja siis ümberehitus 1220 nagu Taani võimu tipul. Mõelge sellele visuaalsele allikatele, mida need räägivad taanlastest ja kogu sellest ristisõja aegsest retoorikast, ja kui palju see läheb lahku selle nagu informatsioonist, mida me saame siis napilt siin Henriku kroonikast või teistest andmetest. See on massiivne pealetulek. Need on ju kiviehitused, kõik, mis võtab nagu aega, nõuab planeerimist ja see on nagu pikk periood, algab 12. sajandi lõpust, ja tõepoolest 1220 aastad, 1223 kuningas võetakse vangi ja siis muidugi kõik nagu muutub. Miks ma teile kõik seda praegu siin esitan? See Dannebroogi lugu on ju kõik väga ilus, aga ta on kontekstist välja rebitud. Räägitakse jah, et kas ta on Tallinnas või on tegelikult siis toimus see Viljandi all. See ei mängi nagu üldse rolli. Et
kui me nagu seda tausta, mida ma teile siin praegu rääkisin, ei tea, siis jah, tuleb mingi lipp, langeb taevast. Aga mis lipp? Kes sinna taha nüüd ei näe, see siin on Toompea väikese linnuse Taani-aegne pitser. See on siis Taani-aegne ja see kujutab ülestõusnud Kristust. Väga palju räägitakse selle Dannebroogiga seoses, et jah, et hospitaliitide ordul on nagu samasugune, punane lipp valge ristiga. Aga kus nemad selle nagu on saanud? Kõrval need kaks pilti, need on 15. sajandi pildid, mõlemad kujutavad Kristuse ülestõusmist, all on see rohkem nagu levinud lipp, mis on valge punase ristiga, aga üleval te näete punast lippu valge ristiga. Ja ma olen nagu kogu aeg, ma selle leidsin tegelikult alles eile, ma olen kogu aeg nagu sisemises kandnud seda mõtet, see peab olema Kristuse ülestõusmise rist, mis alla kukkus. Siis klapib kõik kokku, see, mida ma teile enne näitasin. Taanlaste ristirent on Kristuse lipu all, sakslaste oma oli Maarja lipu all. Aga sellest ei räägi mitte ükski kirjalik allikas, aga visuaalretoorika on võimas. Ma olen teile pooled, jätan siia veel toomata, kes raamatut loeb, see saab vaadata seda riibereliefi siis. Aga just see, et see viimane tõestus nagu oli puudu, et valdavalt me näeme ikkagi seda valget lippu punase ristiga, aga meil sellest ajast ju ei ole tegelikult andmeid 12.–13. sajandist, eks. Et Kristuse ristilippu kujutatakse valdavalt hiliskeskajal. Aga täiesti on. Nii et see klapib siis suurepäraselt kokku selle nii-öelda lõppeesmärgiga Tallinn 1219 ja on loogiline, et see Dannebroogi legend tegelikult just sobitub Tallinnale, mitte Viljandile ja omakorda sobitab kokku tegelikult kogu selle varasemaga, mis hakkab peale Kalundborist, eks, ja lõpeb siis Tallinnas, selle lõppeesmärk. Ja vot see ongi see, et mida ma teile nagu siin tahtsin välja tuua, et me ei saa tegeleda ainult ühe allikaliigiga või loomulikult arheoloogia on paratamatult jõuliselt tulnud ju kõrvale, eks, ja muutnud pilti, aga visuaalsete allikatega nagu peaaegu üldse ei arvestata. Ja muidugi probleem on selles, et meil on Eestis seda vähe. Kõige võimsamad on tegelikult ju Saaremaa kirikud ja ma arvan, et needki muudavad päris palju pilti, et kuskil Valjala kirikule juba nagu mingid kombitsad nagu taha saanud selles mõttes, et ka siin me peame asjad ümber hindama, sest Saaremaa kirikute ehitajateks on ju peetud ikkagi vallutajaid. Täpsemalt formuleerimata, et kas piiskop või kes. Aga mismoodi nad said kirikuid siin ehitada, kui võim 13. sajandil oli saarlaste käes? Juba see on loogika vastane, eks. Ja kui me unustame ära baltisaksa narratiivi ja mõtleme nüüd uuesti, nagu vaatame, mis meil on ajalooallikatest, eks teada, meil on olemas ju lepingud, mis tegelikult ju 1241, 1255 ja selgelt ütlevad, võim on siin saarlaste käes ja foogt käib üks kord aastas ja samal ajal ehitatakse suurejoonelisi kirikuid, eks, 1260-ndatel on Valjala valmis, Kaarma valmis, siis kes on ehitajad? Needsamad saarlased, mis puudutab just mentaliteeti ja miks nad on nii hullumeelselt suured. Nad on ju katedraalid, maa. Ei ole vaja selliseid kihelkonna kirikuid. Aga siis tuleb vaadata natuke ringi. Kus olid veel nii hullumeelsed tellijad? Gotlandi saarel. Gotlandi saarel nendel oli jõukust nii palju tänu sellele, et nad teenisid oma rahadeks just selle ristisõja nagu vahendusel, eks kõikidega olid lepingud ja tänu sellele, eks nad teenisid ka ja investeerisid kirikutesse. Ja kui te Gotlandile satute või keegi on seal käinud, siis võite ka näha, et algus on nagu normaalne, koor, pikihoone, torn,
aga siis ehitatakse koor selliseks, aga siis lõpevad rahad otsa ja pikihoone jääb selliseks taha. Et see on ka, ja ainult 2 kohta, kus nii hullumeelselt ehitatakse, need on Saaremaa ja Kohtland, eks. Ja siin te näete just seda mentaliteeti, ühel hetkel siis saarlased saavad ka aru, et tuleb siis Kristusega nagu kaasa minna ja see on nagu ülihuvitav, kuidas nad siis nagu investeerivad siis nendesse kirikutesse, eks, näidates ka oma võimu, oma positsiooni. Et see sama, tähendab niisugust asja nagu Mandri-Eestis ju ei juhtu. Nii et see ongi see, et visuaalsed allikad on need, mis räägivad meile ajastu mentaliteedist. See oli see, mis ma teile tahtsin edasi öelda. Me siis teame, kuidas Taani maailm nii räägib. Nii,